üles Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennu vilistlased Kaarel Karill ja Marko Raumann. Täna on eetris Neeruti seltsi taskuhäälingu 35. saade ning kuna homme möödub Eesti iseseisvuse taastamisest 35 aastat, siis on meie saatekülaliseks varasem Kadrina Keskkooli pedagoog Liivi Heinla. Põhjus nimelt selles, et Augusti Butši eel oli ta Rootsi kuningriigis sünnipäeval, millest võttis osa ka toonane valitsusjuht Edgar Savisaar. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! Tere! Teie isa Kalju Heinla oli Haljala kolhoosi esimees ning ema Salme Heinla oli teenekas Haljala õpetaja ning koolidirektor. Kuidas nad kohtusid? Minu meelest, et mina tean küll nende lugu ja seda, kuidas nad siis abiellusid aga täpselt seda, kohtumise lugu minu meelest oli see mingisuguse pioneerilaagri praktika ajal, et minu ema oli pioneerilaagris ja tollel ajal siis isa ei olnud veel kolhoosi esimees, vaid oli komsomoli komitees ja siis tema oli komsomoli komitees, ema oli noor õpetaja ja kohtusid niimoodi. Milline oli teie lapsepõlv? Minu lapsepõlv on ikka ju tagantjärgi vaadates väga helge. Ja oligi, meil oli 3 õde, meil ei olnud kunagi igav. Meil olid naabritüdrukud, kellega käisime läbi ja ütleme, et siuke tore külaelu ja lasteaias ma ei käinud kunagi. Meil oli alguses 1 vanaema elas meiega koos, pärast elas 2 vanaema. Ja ikkagi niisugused lapsepõlve muredad mängud. Meil on veel alles meie, see oli juba siis, kui me enam eelkooli ajal ei olnud, vaid käisime juba koolis ja siis meil oli nagu mingisugune niisugune oma rühm seal meie ja naabritüdrukud ja siis me võtsime iga päev midagi ette ja meil on see päevik veel alles. Et seda on alati väga tore lugeda, siis kui meil on igasuvise niisugune õdede perede kokkutulek, siis me seal ka paar aastat tagasi me tegime seal asjade näitus ja see päevik oli üks minevamaid näituse eksponaate, et kõik järeltulevad põlved lugesid ja itsitasid, et mis seal kõik oli meie ajal. Et ega elu ei olnud ju niisugune väga helge ja rõõmus selles mõttes, et nii palju igast võimalusi ei olnud ja et sealt igasugust kirjadest võib lugeda, et me tundsime rõõmu väikestest kingitustest, väikestest asjadest. Mul tuleb meelde üks kiri, kus ma kirjutasin isale, et Tiina käis meil sünnipäeval. Tiina oli meil naabritüdruk. Et Tiina käis sünnipäeval ja tõi paki ka. Pakis olid kindad. Lemmi sai kindad, Külli sai paki ja mina sain paki paela. Isegi see tegi rõõmu. Et mingit väga suurt niukest rikkust ei olnud, aga et me selle all küll ei kannatanud või selle üle ei mõeldud, eks ole. Et ei olnud ju niimoodi riideid palju nagu tänapäeval lastel, et ma mäletan oma lapsepõlve kleite, ma arvan peaaegu kõike, eks ole, selles mõttes, aga muidu oli väga tore. Kui nüüd tulla tagasi vanemate juurde, kas te oskate öelda, kust nad päritolult on? Nad on ikkagi virumaalased ja isa pere rändas tema lapsepõlvus väga palju, et nad elasid pikalt Karitsal, aga siis nad elasid ka Rakveres ja Viru Jaagupis, et just isa, et minu isa oli teetööline ja rändas palju ringi, et oli vähe kodus. Ja neid nagu tollel ajal ikka, et ei olnud 1 või 2 last, neid oli rohkem ja siis tema ema pidi palju vaeva nägema, et siis otsaga toime tulla, et minu meelest nad rändasid ja vanaema õmbles siis ja nii edasi, et jäi niisugune kindlama otsa peale sai alles hiljem. Ja ema vanemad
ema isa oli metsavaht ja seda kohta ta oli enne Põlulas, aga seda kohta, mida mina mäletan ja kus mina lapsepõlves veel ka olin vahel vanaema juures, see oli Näsu. Ja et Näsu kodu ma mäletan väga hästi. Aga Põlulas nad olid siis, elasid pikalt ja mina ise olen ka tegelikult päris, et sündisin küll Rakvere haiglas, aga elasime tollel ajal just Põlulas. Põlula koolimajas ja aga seda ma muidugi ei mäleta, et mina ikka mäletan juba haljal aega. Teie vanatädi Olga põgenes 1944. aastal Rootsi. Ja, nii on. Kas ta oli siis vanatädi isa või ema poolt? Isa poolt. Ja kas, ütleme, koos temaga läks veel keegi Rootsi? No läksid tema need tütred, jah. Üks tütar oli ikka juba niimoodi tüdruk. Noh, laps, ma ei mäletaks 9 või 10 aastane. Aga teine oli noh, ütleme sündimas või sündinud, nüüd ma juba ei mäleta täpsemalt, aga no ühesaga ta on 44 sündinud, 44 august, noh ei, järelikult ta oli väike beebi. Ja et igatahes kohe see Rootsi ajaleht kunagi kirjutas, Rootsi see Eesti ajaleht kunagi kirjutas iroonilises võtmes millegi pärast, aga ma täpselt ei mäleta, miks, et noh, et ta ju ei mäleta midagi sellest elust, et ta on ju paadis sündinud. No päris paadis ta ei sündinud, aga ta oli tita. Ja 2 tütart. Te olete oma vanatädi Olgaga ka siis omal ajal nii-öelda kokku puutunud. Kas ta on teile ka rääkinud neid lugusid, kuidas Rootsi põgeneti? No vist väga, noh, eks me ikka teame seda lugu, eks ole, et me ju väga kaua ju ei suheldud, eks ole, ei tohtinud ja ei saanud ja oli raudne eesriie. Aga siis, kui sai, siis ta alguses hakkas tema käima siin, et siit poolt sinna pole ju ei saanud, aga Rootsist siia sai, et siis ta hakkas siin käima ja eks nagu siis ikka oli juttu sellest. Noh, ikka paadipõgenemine ikka, eks ole, et ohte täis ja nii edasi. Aga noh, et miks nad kartsid, miks nad ära läksid, oli sellepärast, et tema abikaasa kartis seda küüditamist ja karistamist, sellepärast, et tal oli jäänud ka siis sellel vanal ajal, Eesti ajal teetööl ja tal oli teerull, mille ta oli metsa peidnud ja ta kartis, et sellest tuleb siis jama ja et teda võidakse siis vangi panna või ära saata või sellepärast nad siis põgenesid. Ma tean oma suguvõsas seda, et ütleme lähedased, kes siis läände põgenesid, ütleme 80-ndate alguses juba hakkasid siin käima ja tõid nii-öelda midagi sellist, mida siin ei olnud. Et kas ka teile toodi midagi läänest? No eks ikka niisuguseid väikseid asjakesi, mingi tšemprikene või sukapükse või seda ma küll mäletan. Kui ma mõtlen, millal nad hakkas käima, nad isegi vist esimesed korrad olid vist natuke varem. Et mitte siis 70-ndate lõpus, vaid ikka kuskil kas 70-ndate alguses või isegi 60-ndate lõpus. Mäletan mingit pilti, et ma olin alles põhikooli lõpus või kuskil seal. Vot, ja oli siis jah. Hakkas Olga käima ja siis ka Olga tütred. Ja. Nüüd me sellest Rootsi põgenemisest rääkisime, aga kas, ütleme, teie suguvõsa oli, ütleme, sai ka siis, ütleme, küüditamise oma saatuseks või? Vot ei saanud, õnne kombel ei ole no lähisugulastest, kaugematest kindlasti, aga lähisugulastest ei küüditatud kedagi. Tulles nüüd teie nii-öelda hariduste juurde, nagu ma aru saan, siis te alustasite õpinguid Rakveres? Tegelikult ma ikka käisin põhikooli Haljalas. Ja siis Rakveresse? Jah, Rakveres käisin keskkooli aja, jah. Ja nagu meil juba jutuks tuli, teie ema oli siis Haljalas õpetaja ja ka direktor. Kas huvi õpetajaameti vastu tuligi siis teie emalt? No mina ei tea, eks me ikka lapsepõlves juba mängisime kooli, aga ma arvan, et igaüks on kooli mänginud, kellel on kellega mängida, vähemasti nukkudega, aga no meid oli rohkem, et me saime ikka omavahel mängida.
aga ma isegi ei mäleta, et kui ma tulin ülikoolis, siis ma ausalt öelda, ma ei mõelnud üldse, et kelleks ma tahan saada, vaid mulle lihtsalt meeldis kirjandus ja keel ja ma tulin selle aine pärast ja ausalt öelda ma ei mõelnud küll, et ma saan õpetajaks. Aga see niisugune tunne tuli praktika ajal, selle pika praktika ajal. Kuhu ma sattusin, mitte Tartusse, vaid Rakveresse. Mul oli täiskoormus, sest ma asendasin. Ma ei andnud mitte üksikuid tunde, nagu enamasti antakse praktika ajal. Ma andsin 6-7 tundi päevas. Ja aga siis tundus, et on päris tore amet. Ja siis ei olnud väga nördinud, kui tuli suunamiskomisjon ja selgus, et kõik ei pääsegi Tartu Ülikooli siis edasi õpetama ja sinna, sellel ajal ei olnud magistratuur, sellel ajal oli, eks ole, midagi muud. Ja et siis, et ei olnud väga nördinud, et peab hakkama õpetajaks. Et oli päris hea meel. Kui mõelda nüüd, ütleme, sellele perioodile, ütleme, enne ülikooli ja ka ülikooli ajal, milline kirjandus teile kõige rohkem huvi pakkus? No, eks kooli ajal, ütleme põhikooli ajal, ikka sai lugeda kõike, mis tollel ajal ilmus, sest siis ei olnud ju sellist valikut. Siis oli paar sarja seal noortele ja ei tule meeldegi üks sari, hiljaaegu nägin kellegi juures riiulis, oli täissari olemas, siis oli väga hea meenutada, et mida sai lugeda. Et lugesin ikkagi hästi palju ja mul ei olnud mingit niisugust protesti ka enamiku selle nõndanimetatud kohustusliku kirjanduse vastu, sest sellel ajal see oli tõesti kohustuslik kirjandus. Pärast mina ikka ütlesin, et see on niisugune klassiväline lektüür, eks ole. Aga et ei olnud mul, üksikud olid, mida mul ei meeldinud lugeda. Näiteks Aadu Indi Tuuline rand, seda ma lugesin küll alles ülikoolis, et see jäi keskkoolis lugemata. Ja siis sain kohe karistada sellega, et ülikooli sisseastuseksamil tuli mul just Tuuline rand. et siis oli tunne, et oleks võinud ikka lugeda õigel ajal. Kui tulla nüüd, ütleme, teie ülikooli aja juurde, te õppisite Tartus. Jaa. Kas te olite ühiselamus? Jaa, ma olin ühikas, jah. Milline see ühiselamu elu toona oli? No, oli väga tore ja lõpus ja sealt jäid väga paljud sõbrad, kes on sõbrad siiani. Ja et me ei olnud nii nõudlikud kui tänapäeva noored. Ma mäletan, me ei saanud iga päev käia duši all, et 2 kord nädalas oli duširuum ühikas lahti. Et kui siis saime käia tiigisaunas või midagi nii, kui tahtsime rohkem, siis hügieeni eest hoolitseda, et me ei olnud nii väga nõudlikud selles suhtes. Ja me elasime 4 toas ja see tuba ei olnud väga suur ja terve selle ühika suure koridori peal oli 2 kööki ja terve toa peal üks väike kapikene. Aga see meid nagu üldse ei seganud, et me lihtsalt olime rõõmsad ja saime omavahel hästi läbi ja et need ütleme, et kursusekaaslased oli seal palju, aga toas oli meil oli niisugune huvitav tuba, et meil oli saksa filoloog, vene filoloog, eesti filoloog ja inglise filoloog. Et igast liigist siis üks. Ja me olime veel 3 tükki klassiaed, et see ka nagu aitas sellele sisseelamisele kaasa. Ja et ma arvan, et see ühika elu oli ikkagi, et tänapäeval on ju ühikad ka teistmoodi ja on mugavamad ja elatakse üksinda või 2 toas. Ja et ta ei ole enam nii sotsiaalne, et ta oli ka sotsiaalsete oskuste arengule ka väga oluline ja mäletan väga hea meelega. Käin sellest, siis ta oli Pälsoni 14, nüüd ta on, eks ole, Pepleri. Käin alati väga sooja tundega sealt mööda. Käin päris tihti praegu, kui ma lähen sinna Rahvaülikooli. Milline see, ütleme, Tartu periood üldse oli, et ütleme, toona juba see läänelik kultuur hakkas Eestisse levima, aga kui palju, ütleme, Tartu seda tunda sai üldse? Mina ei tea, ühesaga ikkagi nimetab näiteks Linnar Priimägi ju seda perioodi diskoteksa põlvkonnaks ja paneb just ühesaga paljud protestivad selle vastu, et ei olnud ainult teksa ja disko, et oli ikka midagi muud ja vaimsemat ka. Ja et me käisime ju ikkagi
no üks asi, et me käisime loengutel ja saime sealt, aga meil oli ikkagi siin teisi võimalusi ka, mitte muidugi nii palju kui praegu, aga ikkagi olid mingisugused kohtumised ja loengud, ma mäletan, ma käisin Kaplinskit tihtipeale kuulamas ja et ma ei mäleta seda, no lääne, ütleme see diskoteksa, see näitabki seda, et hakkas see niisugune läänest midagi tulema, muusikat ega väga palju ei olnud, diskoritel oli, siis sai käia seda seal kuulamas, aga see, ma ei tea, ma ei mäleta, et see oleks nii väga oluline olnud. Ja et noh, pigem ma käisin ikkagi, siis tuli Ortus Muusikus, käisin Ortus Muusikuse kontsertidel ja Vanemuise orkestrit ma sellest ajast ei mäleta, et ma praegu nagu näen, et kuidas see on arenenud ja et see on väga hea. Ja siis, noh, minu meelest see vaimuelu oli ikkagi siis käsi käes selle sotsiaalse elu ja nende ülieepilasse elu pidudega ja kooskäimistega, et nad olid niimoodi minu meelest ikka ilusti balansis. Et jah. Meil ja et õppejõud, meil oli ikka legendaarseid õppejõud, eks ole. Ariste on mulle veel lugenud. Alto ei ole, sest Alto pidi tulema, aga siis Alto just jäi haigeks ja siis tuli Talvet, kes on ju praegu väga suur tegija, et meie ajal ta oli noor. Et meil oli jah, ikkagi väga legendaarseid ja toredaid õppejõude, nagu Adams ja Marju Lauristiga mina ei puutunud kokku, et žurnalistid puutusid. Et ta oli küll niisugune, Peep oli väga tore õppejõud, siis oli Bessuba vene kirjanduses, üks meie lemmikuid. Et oli niisugune, oli küll vaimne, ei olnud ainult, et pidime õppima ainult kommunismi ajalugu ja pidime seda ka ja lõpueksami pidime ka tegema teaduslikust kommunismist, aga ega seda siis keegi nii tõsiselt ei võtnud, pidi lihtsalt eksami ära tegema. Paljud on rääkinud, ütleme just sellest kommunismi, sotsialismi õppest ülikoolides, et isegi paljud õppejõud ei võtnud seda tõsiselt. Kuidas teiega oli? Kas mina võtsin või minu õppejõud? Teie õppejõud? No ega mina siis ei tea, et esimene kursus luges meile NLKP ajalugu Arnold Koop, kes oli ka rektor. Minu mõelest tema võttis küll päris tõsiselt. Pani näiteks pahaks ka seda, kui keegi demonstratsioonile ei läinud. Ja. Aga et ma ei tea seda, sest ma tean küll seda, et meil see filosoofia õppejõud Jüri Luik, et seal filosoofias oli ju ka, et nende päris filosoofide kõrval olid ju ka siis Engels ja Lenin ja sellised teosed, et sealt sai küll aru, et seda tõsiselt ei võtnud. Ma mäletan ise, et mul tuli, et 2 teost pidime rääkima sealt Engelsilt, üks oli looduse dialektika ja teine oli vist Anti-Tüüring või kui ma nüüd segamini ei aja, kui ma õigesti mäletan, ma arvan, et see oli Engels, kellel need olid ja ma ühte teadsin ja teist ei teadnud. Ja siis, et mul tuli, ma ei mäleta kumb, et oletame, et mulle tuli looduse dialektika, mida ma ei olnud nagu õppinud, aga Anti-Tüüringut natuke olin, siis ma rääkisin Anti-Tüüringu ja Jüri Luik ei teinud teist nägu ka selle peale, ta lihtsalt, et kui see teine küsimus oli mul ikka päris filosoofist mingist, et tema hakkas hoopis seda natukene urgitsema. Aga seda, et ma rääkisin Engelsist valeteost, sellest ei teinud väljagi, see oli ka tema suhtumine. Ja et siis teine suhtumine, tema andis meile ka siis seda ateismi. Ja seda ta näitas küll seda suhtumist välja sellega, et ta pani tervele grupile 5. Ükskõik, mida me rääkisime seal. Et oli küll niisugust asja, jah. Ja pärast ülikooli teid siis suunati Tartust Rakveresse? Ei, mul on üks Kunda aasta vahel. Ja. Et ma olin 1 aasta Kundas. Ja sinna oli mul natuke raske sisse elada. Ja siis oligi niimoodi, et kuna Rakveres minu endises koolis oli väga uut õpetajat vaja, siis mina ei ajanud neid asju. Seda ikka ajas juba Rakvere kooli direktor Ervin Kukk, et mind suunati ümber. Et tegelikult oleks pidanud ju 3 aastat olema. Aga Ervin Kukk oli niisugune osav suhtleja ja ju tal oli tutvus, et ta saavutas siis selle, et ma sain Kundast minna Rakveresse. Nüüd ütleme see
teie õppemeetodid ja kõik see, selleni me veel jõuame, aga kui minna tagasi, ütleme, teie kooliaega, milline, ütleme, see kohustuslik kirjandus oli, et just, et see lugemiskontroll ja kõik selline protsess? Oi, minul oli väga hea eesti keele õpetaja ja et tema niisugust mingit lugemiskontrolli kui sellist ei teinud. Mina enda meelest ka ei teinud niimoodi, et ma oleks küsinud, mis värvi oli Kalevipoja või mis ta koerte nimed olid, mina ka ei teinud. Aga minu meelest ta ei teinud kunagi seda lugemiskontrolli ja ma ei tea isegi, kas meil oli selliseid, kes üldse neid raamatuid läbi ei lugenud, et me ikkagi lugesime, sellepärast et ta suutis niimoodi õpetada, et esiteks me saime aru, et see on vajalik tunnis, et me oleks lugenud ja võib-olla ka austusest tema vastu. Mare Muik oli minu õpetaja. Ja. Minnes nüüd ajast tagasi, jõuame 35 aasta tagusesse aega, suvi 1991. Jaa. Te olite augustikuus Rootsis. Jaa. Mis põhjusel te sinna läksite? No mina olin siis oma hea sõbra sünnipäeval. Ja sõber oli Jüri Seim. Ja see Jüri Seim on selle Olga Säinasega minu vanatädiga niimoodi seotud, et ta on minu vanatädi tütre esimese mehe poeg, kellega siis käisime tihedalt läbi. Tema käis oma tütardega siin Eestis meie juures suvitamas ja mina siis 91 läksin tema, ma arvan, mis ta siis oli 50. sünnipäevale vist, jah. Ojaäär, Ojaäär, see on see väliseestlaste niisugune laagrikoht, kus nad saavad laagris olla ja koguneda ja suvel oma pidusid ja pidada ja laagris olla, jah. Kas see oli teie jaoks esimene välisreis? Ei olnud. Ma olin ka Rootsis enne käinud juba seal selle Jüri Karli isa peres, isa ja tema naise juures olnud. Ja siis minal oli ülikooli ajal juba mitu võimalust välismaal olla. Kuna ma õppisin soome-ugri keeli, siis olid meil ju ungari keele võimalused seal ungari keeles suvekoolis käia. Siis ma käisin jällegi seoses sellega, et ma olin soome-ugri tudeng, käisin ma, see oli siis 75 vist, 75. seal rahvusvahelisel fenno-ugristika kongressil Budapestis. Nii et ma olin ülikooli ajal, käisin 3 korda Ungaris ja siis ma arvan küll, et ma olin ikka käinud Saksamaal enne, kui ma sinna Rootsi läksin, Soomes ja nii edasi. Kui mõelda nüüd, ütleme, selle esimese välisreiside peale teil, ütleme, Ungari oli toona küll sotsialistlik maa, aga Saksamaa siis olite ida või lääne pool? Ja ikka ida pool, jah. Ehk siis Rootsi oli esimene selline läänemaa siis teie jaoks? Jah, vist, jah. Kuidas, ütleme, see vahe Eesti ja Rootsiga teile tundus toona? Ma ei oska nii väga öelda, et see oleks mind täitsa pahviks löönud. No lõi natukene pahviks see, et ma olin esimest korda jõulude ajal. Ja siis need jõululõhnad ja mis sealt igasugust pagaripoodidest tulid ja ma mõtlesin, see ongi saiadest, et tegelikult selgus, et nad ikkagi lasid kuidagi seda õhku sinna, et keegi neile sisse tuleks. Ja et need igasugused kätt viibutavad päkapikud ja et ei olnud meil neid asju, aga ma ei oska ütelda, et ma seda nii hirmsasti oleks imeks pannud või siis niimoodi väga silmad suured oleks olnud. Tulles nüüd tagasi Jüri Seimi juurde, toonane valitsusjuht Edgar Savisaar oli samuti Rootsis tema sünnipäeval. Kas teil oli ka temaga kokkupuuteid? No eks me istusime ühes peolauas, eks ole, selles mõttes oli. Ja et Vilja, tema tolleaegne partner, oli minu lauanaaber näiteks ja nii palju oli. Ja seal olid, kuna Jüri Karl oli siis tihtipeal tõlkinud siis nendele Eesti poliitikutele, kui oli vaja. Seda oli see sotsiaaldemokraat, seetõttu olid siin seal ka teised sotsiaaldemokraadid nagu Marju Lauristin ja olid seal sünnipäeval.
ja et siis jah, selles mõttes küll, et ma kuulsin järgmine, et see oligi see sünnipäev, oli selle putši eelõhtul. Et järgmine hommik, kui ma seal Jüri-Karli isa juures ärkasin, siis ma tundsin, et olukord on ärev. No ärgates tundsin, sest raadio mängis, mis tavaliselt ei mänginud seal hommikul. Ja siis läksin kööki ja siis selguski, et on see putš olnud ja et siis hakatigi uurima, et mis on ja siis päeva peale kõik nad omavahel helistasid seal ja siis selguski, et et väga raske, et need suured poliitikud tahtsid ju kohe koju saada, et neid oli ju siin vaja, et ei olnud ju, et ma jään sinna Rootsi siis nüüd suvitama, kui poliitikas toimuvad sellised asjad. Ja et siis oligi, et siis kuulsime, et kuidas, kes sai veel lennukiga, kellele tuli laev vastu ja nii edasi, et nemad said ikka ära. Minule küll ütlesid need kohalikud seal ajakirjanikud ja nii edasi, et pakkusid, et ära minegi ära, et praegu on väga lihtne siia jääda ja nii edasi. Ma ütlesin, et ma ei taha siia jääda, et ma pean küll koju minema, et mul läheb laps 1. klassi. Ja et ma tahan kindlasti koju jõuda ja tegelikult selleks ajaks, kui minul oli võetud see lennukipilet, selleks ajaks oli asi ikka niimoodi rahunenud, et ma saingi sama lennuki peale, millele mul oli pilet, et ma ei pidanud midagi ümber tegema, ma ei pidanud ootama, et oli võimalik ikka korralikult kohe koju tulla. Te nüüd mainisite, ütleme, et raadiost tuli mingisugune info, telefonikõned olid, aga te ise käisite ka siis seal Vabaõhumuuseumis bussidest infot kuulamas? Ja ma läksingi, et arutasime hommikul, et mis teha, et oli selline plaan, et ma lähengi sinna Vabaõhumuuseumisse. Vabaõhumuuseumi kõrval on üks kunstniku aed ja skulptuuride aed, Millers Kooden. Et ma pidin sinna minema, siis arutasime, et ma ei jäta sinna minemata. Et ma käin ära, et sellest ei sõltu midagi. Kas ma istun seal ärevalt kodus või siis lähen siis jalutama. Ja käisingi üksinda seal ja et siis ikkagi uudishimu oli ikka nii suur, et seal värava taga olid need suured Vene akvaariumbussid, nagu need tollel ajal olid. Ja siis need bussijuhid olid, ilus ilm oli. Bussijuhid istusid kõik seal kuskil väljas ja neil olid uksed lahti ja siis olid nemad kuulsid ka uudiseid. Et siis ma käisin neid venekeelseid uudiseid seal kuulamas iga tund, et kui täistunnil hakkasid uudised, siis ma tulin jälle sealt Vabaõhumuuseumist või Millers Koodenist välja ja siis kuulasin. Aga ma ei mäleta väga täpselt, et kuidas see ajarada siis oli ja mis ma sealt kuulsin, aga olin siis kursis sellega, et on väga ärev olukord Moskvas ka. Moskvas oligi esialgu väga ärev. Tulles nüüd ütleme 20. augusti õhtusse toimus siis ülemnõukogu istung, kus seal alguses räägiti alkoholiaktsiisist ja millest iganes muust. Milline see hetk teil oli, kui see haamrilöök lõpuks ära tuli? Ühesõnaga, ega mina ei teadnud ju seda. Aga mulle tundus, et see Jüri-Karl teadis, kes oli nende poliitikutega just niimoodi seotud ja meil oli sellel õhtul planeeritud siis niisugune koosolemine seal Jüri-Karli venna Jaan Seimi juures. Kes on ka võib-olla mõnele tuttav, sest see oli see Eesti kooli juhataja ja koorijuht, eks ole, ta on palju käinud oma Rootsi kooridega üldlaulupeol ja et oli siis selline õhtu planeeritud seal Jaani peres. Ja siis oli seal ka see minu vanatädi Olga ja Jüri-Karl hoidis kõike niimoodi saladuses, vahepeal käis väljas mitu korda. Aga siis, kui oli hakkas lähenema see haamrilöök ja et siis ta nõudis, et nüüd pandaks raadio mängima. See otsiti see laine üles ja siis oligi see, et ime sündiski uuesti Eesti riik. Mina olin sellel ajal siis Stockholmis ja mul oli siis kõige suurem elamus mul tollel õhtul oli ikkagi see oma vanatädi, kes mitte
elu sees ei lootnud enam seda, et ta seda kuuleb. Noh, ta seda vist ei näinud enam, et Eestis ta siis enam ei käinud, tal oli juba tervis halb, aga et noh, et see oli väga liigutav. Noh, muidugi ta hakkas nutma ja tal oli nii hea meel ja pärast me sõitsime taksoga koju ja siis ta ikka nuttis seal taksos veel ja siis taksojuht küsis, et mis proual viga on. Et siis tema tütar siis seletas ja siis see taksojuht ütles, oi, ma kuulsin ka teda raadiost, et Eesti sai vabaks ja siis ta oli ka nii õnnelik ja tehti siis talle selgeks, et need on rõõmupisarad, et proua ei nuta sellepärast, et ta on õnnetu, et vastupidi, et proua on väga õnnelik. Ja siis mul oli veel paar päeva seal olla ja siis ma tulin ka oma uude vabasse Eestisse. Kas ütleme nende päevadega, ütleme varasemalt siis nii-öelda veel Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis ja siis pärast teatud määral vabas Eestis, kas oli mingisugune vahe ka kohe märgata? No eks inimesed olid ikka vist natuke rõõmsamad ja no, et räägiti palju, eks ole, sellest ja noh, pärast on ju, praegu on siiamaani tihti peale küsitakse, et kus sa olid ja mis sa tegid siis, kui Eesti riik sündis. No mina mäletan väga hästi, mis ma tegin ja kus ma olin ja no enamik ikka vist mäletab. Ja. Kui te Rootsis olite, siis teil oli võimalik siis tutvuda ka Eesti pagulaskirjandusega. Ja, et noh, mul on praegugi, et noh, keegi üks sõbranna just hiljaaegu vaatas mu riiulit ja ütles, oi, ma ei teadnud, et sul on nii palju neid väliseesti raamatuid. Et noh, see vanatädi, tal oli hästi palju raamatuid ja noh, tema ikka sai juba aru, et teda enam väga kauaks ei ole. Et noh, ta oleks neid kohvritäite kaupa andnud, et ma pidin ikka valiku tegema, sest et palju ma ikka jaksasin kohvrist tuua. Ja ma olin veel ise ka ei olnud kursis nende igasuguste kohvrikaaludega ja nii edasi, et no tegelikult oli mul ikka kõva ülekaal. Et see Jüri-Kar saatis mu lennukile ja siis käis seda ülekaalu maksmas seal, et noh, et noh, nii palju kui jaksasin, nii palju tõin ja noh, siis Jüri-Karli see isa, Jüri Seim, et tema oli mulle enne toonud ja tõi mulle veel pärast ja nii edasi, et aga seal ma lugesin, jah, poole tööd ma lugesin. See oli isegi vist mitte see suvi, vaid enne seda, kui ma käisin seal ja see jõulude ajal, et siis ma lugesin hästi palju. Ja seda ka, mida praegu nagu ei olegi, eks ole, Viirlaidu hästi palju, et meil on Viirlaidult paar raamatut ilmud, tegelikult on tal palju rohkem raamatuid, eks ole, ja et oli siis, oli veel, ei olnud kõik see, nüüd nad on ju Eestis kõik kätte saada ja olemas, eks ole. Kas teil on olnud, ütleme, võimalust ka mõne väliseesti kirjanikuga kohtuda? Et mul on isegi mingid pühendustega raamatud, kes pühendasid, aga nüüd läheb meelest ära, kes see oli, Kolk järsku või, keda ma nägin isiklikult ja sain talt raamatu. Ja et praegu ja Elga Nõu oli siis minu see vanatädi tütar Milvi, et tema käis mingis raamatuklubis, kus siis Elga Nõu oli see üks liige või võib-olla initsiaator. Siis ma põgusalt puutusin temaga kokku. Ja siis oli jah, üks keeleteadlane, praegu ei tule nimi meelde, aga jah. Minnes nüüd mõned aastad tagasi või edasi, tähendab, suvel 1994 võeti teid tööle Lääne-Virumaa siis maavalitsuse haridusosakonna inspektori. Vaat, sa oled veel suure töö teinud ära, ja oli selline periood minu elus, jah. Ja te olite siis samal ajal õpetaja edasi? Jah, ei raatsinud loobuda, olin edasi, jah. Milline see inspektori töö oli? Noh, ütleme, et see oli siis, järelevalve, koolide järelevalve. Põhimõtteliselt oli see ikkagi dokumentatsiooni kontroll, selle kontroll, kas kõik on korras, nagu peab dokumentatsiooniga, aga noh, siis olid ka ikkagi, vaatasime tunde. Aga ega me niimoodi väga ise sinna tundidesse ei tikkunud, võib-olla
ei olnud kõigile selgegi, et see oli tihtipeale oli koolijuhtide enda palve, eks ole, et vaata seda, käi seal ja nii edasi. Et kõiki me ei vaadanud, aga jah, siis käisime tundides ka. Kuidas see kooli, ütleme, argipäev muutus ühes võimust teise juures olles, et ütleme, kui nõukogude ajal oli koolivorm, selline, olid need korrapidajad ja kõik see, siis pärast nõukogude okupatsiooni lõppu, ütleme, muutus see asi nagu vabamaks. Ja aga ega see nii päeva pealt ei käinudki. See käis ikka vähehaaval. Ja et minu meelest see vorm oli ikka veel alguses. Ma isegi ei mäleta seda, et kas see läks niimoodi päeva pealt või hakata ükskõik mis riietega koolis käima või. Ja et noh, mis see oli, et õpetaja, kuidas tundis? Õpetaja tundis sellega, et hakati kohe õppekavasid ringi tegema. No mis oli ju loomulik. Aga mis teisest küljest pani ju õpetajatele suure koormuse, sest et ega seda ei tehtud ainult kuskilt ülevalt poolt ringi. See ikkagi arutati omavahel ja tehti ettepanekuid ja olid igast komisjonid, kuhu ma ka kuulusin ja et loomulik, aga raske asi oli see õppekavade muutus. Ja et seal oli kirjanduses muidugi jäi kohe see, ütleme, nõukogude kirjandust jäi palju vähemaks, eks ole, aga vene kirjandust ka, millest oma natukene oli nagu kahju, sest et ütleme, see vene klassikaline kirjandus on ju ikkagi maailma tasemel kirjandus, on ta siis Dostojevski või päris vist ei ole praegu keelatud, aga et praegu on ju niisugune tühistamise aeg, et ma isegi ei tea praegu, kuidas siis sellesse suhtutakse, et kui juba tühistatakse siin igast Puškineid ja nii edasi, et võib-olla ei ole praegu, ma ei ole ju väga kursis selle üldhariduskooli kirjandusprogrammiga, aga ma arvan, et Dostojevskit ikka natuke võib lugeda ja õpetada küll. Ja et mis juurde tuli ja mis pidigi tulema, oli see lääne kirjandus. Ja et kaasaegne kirjandus, et ta muutus küll nagu huvitavamaks ja selles mõttes vabamaks, et ei olnud enam, et kõik olid siis täpselt samad, et muutus ikkagi see, et tuleb lugeda seda või seda, et mitte, et 100% nüüd Sõda ja rahu, vaid tuli Sõda ja rahu või Anna Karenina ja eesti kirjandusest kas või ka samuti, et Krossil, eks ole, Vikmani poisid või Keisri hull või see. No see oli juba sinu ajal ka, et see pidi siis olema ju kokkulepe, eks ole, et tihtipeale oli see kokkulepe, et väga ei saanudki õpilastega seda sõlmida, et pidi rohkem nagu kooliraamatukogu vaatama, eks ole, ja. 94. aasta oktoobris käisite te siis haridusosakonna delegatsiooniga ka Taanis. Siis koolitusprogrammi raames. Kus sa küll seda tead kõike? Ma isegi aastat ei mäletaks isegi, eks ole. Ja olin ja oli selline asi küll. Kas ütleme selles koolitusprogrammis oli midagi, mida te saite ise oma töös hiljem rakendada? Minu meelest oli see rohkem niisugune üldkultuuriline, üldhariv, et me käisime küll, et oli küll väga tore kool, oli üks, kus oli see oli tegelikult oli see Norras. Et me käisime koolides, tegelikult oli hästi palju hoopiski seda algklasse ja lasteaedu, mis mul on meeles, eks ole, kus me käisime. Aga ma üldse ei mäleta, et ma oleks käinud keskkoolis või kuskil seal. Aga meil olid igast haridustegelastega kohtumised ja samas ka igasugused sellised linnaekskursioonid ja sellised. Ja samas need olid ka niisugused eesti õpetajate või haridustegelaste, ütleks siis niimoodi, haridustegelaste omavahelised arutelud, et selles mõttes oli ta huvitav. Ja et ma ei mäleta küll, et ma oleks sealt midagi niimoodi, et ohoo või ahaa elamust saanud õpetamise suhtes. Et lihtsalt oli üldtutvumine Taani haridusega. Sajandi vahetusel tulite te Rakverest Kadrinasse tööle. Ja. Miks te otsustasite üldse kooli vahetada? Oi, tead, see oli küll üsna keeruline, seepärast, et ma ajasin ikka väga kaua vastu. Selles mõttes, et tegelikult johtus sellest, et ma käisin enne just Kadrinas järelevalvet tegemas. Ja siis, kui me järelevalvest, siis tegime kokkuvõtteid
siis pärast seda tolleaegne direktor Ammer tuli, ütles, et oi, et meil on nii ühtemoodi vaated ja me näeme nii ühtemoodi seda elu ja meil on nii hirmsasti õpetajat vaja, et tulge Kadrinasse. Et ma ikka, kui nädal aega ikka suhtusin sellesse ikka üsna skeptiliselt ja alguses kohe naersin, ütlesin, et miks ma peaks ühest koolist ära tulema, et mul on hea kool, ma käin, eks ole, et ma ei taha kuhugi tulla. Aga tema oli väga visa. Mina juba ütlesin kolleegidele ka, et kui te nüüd Otto Ammerit näete, siis hoiatage mind, et ma lähen peitu. Aga no lõpuks siis ja no põhimõtteliselt siis ma otsustasingi niimoodi, et ma tulin haridusosakonnast ära. Ja siis oli mul alguses oli nagu 2 kooli, sellepärast ma ei tahtnud oma klassi nagu jätta maha, et ma lõpetasin oma klassiga ära ja no siis tulin päriselt Kadrinasse. Et kui ma seal alguses mõtlesin, ma tulen vaatan aastakese, siis et kui neil on väga vaja ja et eks ma siis uurin seda asja ja noh, tundus, et tegelikult olid tolle aja kohta väga head tingimused. Ja et näiteks Rakveres ei olnud selliseid palju, lihtsad asjad, mis tänapäeval on väga loomulikud, nagu paljundused ja nii edasi, et oli nagu, et tundus, et on natuke paremad võimalused. Et natuke 2 aastat ma vist käisin 2 koolis korraga ja siis ma jäin ainult Kadrinasse. Kindlasti olete paljudele Kadrina keskkooli vilistlastele meelde jäänud oma nii-öelda legendaarsete õpimappidega. Aha, jah. Kust see mõte üldse tekkis sellist asja teha? Tegelikult olin ma, siis käisin ühel pikal koolitusel, Sorosi rahastatud koolitusel, kus meil olid siis 2 Ameerika prouat, kes meil õpetasid ja see oli selline metoodika koolitus, selle pealkiri Reading and Writing for Critical Thinking ja sealt sai, vot see oli metoodika mõttes ikka väga hea seminar, et ükski see Norra ega Taani või mis reisid ei aidanud nii palju kaasa kui see kursus, see oli hästi pikk kursus, see kestis mitu aastat. Ja pärast seda seal oli ka, mitte lausa kohustus, aga pigem siis võimalus hakata ise koolitajaks, et pärast seda ma olin, ma arvan, 15 aastat ka avatud meile instituudi koolitaja, kus me siis edasi andsime neid meetodeid. Ja õpimapi idee tuli ikkagi sealt ja see isegi vist ei tulnud meetodid mitte selles mõttes, et nad seda oleks väga rääkinud, aga nad praktiseerisid, et me pidime ise tegema. Me pidime ise kogu aeg, et kui me oli üks kohtumine kuskil, ütleme üks nädalavahetus, 2-3 päeva nende prouadega, siis meil oli mingi paar kuud vahet ja siis me pidime koolis neid meetodeid proovima ja siis kirjutama sellest siis kokkuvõtte ja paneme sinna konspekti ja pilte ja õpilaste töid ja see oli ikka lõpuks päris paks ja siis me arutasime seda ja siis arutasime neid liike, üks oligi siis see teemamapp, eks ole, nagu kirjanduses on, et on mingi kindel teema, tuleb romantism ja siis tuleb romantismi mapp teha ja nii edasi. Ja minu meelest see, ma ei tea, mõnel see vist meeldis ja mõnel vist ei meeldinud, eks ole, aga tagantjärgi on üks kui teine öelnud, et see oli väga tore ja mõni ütleb, et loeb siiamaani oma mappe. Mulle endale meenub, et siin vist oli eelmisel aastal äkki oli mul ka ülikoolis siis nii-öelda vaja kirjutada või mingisugune töö oli siis just Boccaccio Decameroni kohta ja meenus kohe, et ütleme, kirjandustundides sai sellest rääkida, aga kuna ma toona nii-öelda koju ei olnud võimalik minna, siis ei leidnud ka mappi õigel ajal üles ja pärast avastasin, et oleks sellest ikkagi kasu olnud. Milline, ütleme, see üldine tagasiside on olnud, et ma olen ise kuulnud, et just algusaastatel oli õpilaste jaoks selline väga uudne lähenemine ja pakkus huvi, aga kuidas, ütleme, läbi aastat see muutus? Ei, oligi väga erinev oli, mõnele meeldis kohe ja mõnele ei. Ja kui sa mäletad, et tegelikult iga mapi lõpus sa kirjutasid ju kokkuvõtte, eks ole, mapi, et ma ei ole sugugi nii naiivne, et ma arvaks, et kõik, mis kirjutati, oli väga siiras. Ja õpilane ju ikka kirjutab, jah, mulle meeldis seda teha, sellepärast, et ta sai aru, et kui ma seda loen ja ta kirjutab, et kui tore ja vahva see oli, et siis ma võib-olla panen niimoodi hinnates arvestan seda, aga enamasti kirjutati ju, vähe oli neid, kes, mõni kirjutas väga napilt ja ei kirjutanud üldse hinnangut, kirjutas paar asja seal.
aga enamik, kes kirjutas ikkagi, et oli kasulik, eks ole, vähemasti. Ja oli ju neid, kelle väga meeldis teha ja oli ju neid, kellel olid nad väga ilusad. Noh, mõnel olid lihtsalt, et see sõltub ka sellest, et noh, näiteks ma ise ei oleks võimel nii ilusat mappi tegema. Esiteks mul ei ole ilusat käekirja, teiseks ma ei oska võib-olla nii hästi kujundada, aga oli ju neid, kes kujundasid väga hästi ja noh, et ikkagi, no ma usun, et neil oli endal ka rõõm sellest mapist. Aga see nõudis, mis ta nõudis järjekindlust, eks ole, et sa teed ära, paned mappi, et sa ei hakka pärast otsima neid lehti kuskilt, eks ole, et kas nad on alles või ei ole. Ja, aga... Varasemalt siin tuli juttu, et õppisite siis soome-ugri keeli. Ja. Nagu ma aru saan, siis õppisite soome keelt, aga kas ka ungari keelt? Ja, ungari keelt, liivi keelt, vepsa keelt, karjala keelt, noh, need ütleme, et sissejuhatus karjala keelde, sissejuhatus vepsa keelde. Et no näiteks oma 4. kursuse töö tegin mina vepsa keelest, aga siis oma selle lõputöö tegin mina karjala keelest hoopiski. Et noh, ütleme Läänemere soome keeli, siis oli sissejuhatus sellesse, no rohkem vist ei olnud, oli liivi ja vadat meil ei olnud, eks ole, aga karjala ja vepsa, no me käisime ju siis suviti ekspeditsioonidel, eks ole, mis ma siis olen Karjalas on 2 korda käinud, Vepsamaal 1 kord. Kadrinas andsite te siis ka soome keelt valikainena? Ja. Kas ka Rakveres? Jaa, Rakveres oli ka mingi hetk oli, kui tuli soome keel ka, tuli küll, jah. Aga see oli siis, ütleme, teie ülikoolis toimunud õppe põhjal või õppisite veel soome keelt juurde? Ei, eks ma pidin ikka juurde õppima ise päris palju, sellepärast, et see minu ülikooli õppejõud oli küll väga auväärt proua, oli Paula Palmeos, aga meil niisugust praktilist õpet ei olnud, mis oleks õpetanud rääkima. Et meil oli ikkagi, me lugesime kirjandus, õppisime hästi palju grammatikat, no sellest oli väga palju kasu, sest et ega ilma grammatikata ei saa, aga ma ei olnud suuteline küll rääkima pärast selle soome keele stuudiumi lõppu. Et ma olin lugenud ja tõlkinud ja grammatikat õppinud, aga mitte praktilist oskusi ei olnud. Kas see, ütleme, initsiatiiv soome keelt üldse õpetada tuli teilt endilt või tuli kooli poolt? Ei, ikka tegelikult tuli kooli poolt ja esialgu tuli isegi vist kuskilt ma andsin, mis see oli hoopis mingi kollektiiv, kes tellis kursuse ja ma andsin seal, ma ei mäleta, kas see oli mis tootmiskoondis, tekstiil või midagi sellist ja siis ma käisin veel Aljalas andmas enne, kui ma hakkasin õpilastele andma. Ja noh, see oli ikkagi niisugune, et enne ise õpin ja siis lähen õpetan. 12 aastat tagasi, 2014. aastal ilmus teil siis koostöös Evelin Tiitriga Kadrina lugemiku esimene osa. Ja. 18. aastal teine ja 21. aastal 3. Ja. Kus see mõte üldse tekkis sellist asja teha? No see tekkis ju sellest, et tekkisid need harud, suunad, õppesuunad. Ja kui me siis arutasime, millised suunad seal Kadrinas võiks olla, siis üks oli see, et humanitaarsuund. Ja siis arutasime, et mis see humanitaarsuund siis peaks pakkuma ja siis mõtlesime, et üks asi oleks ikkagi see nõnda nimelt kodulugu. Aga et meile järgi seda õpetad esimene aasta või esimesed aastad isegi, võib-olla me õpetasimegi niimoodi, et otsime ise neid materjale, paljundasime nii edasi. Aga siis me vaatasime, et võiks ikka selle ju kokku panna ja kokku kirjutada. Ja minu meelest see oli üks väga tore etapp, kui me Eveliniga seda siis otsisime ja tegime ja me olime nädal aega alati Vainopial, kus me siis, kus oli koos hea tööd teha. Ja siis pärast läksime koju ja ise tegime siis edasi ja telefoni teel suvel arutasime, sest tegelikult me tegime seda alati ju suvel, sest et koolide kõrvalt lihtsalt olnud aega. Ja siis ma mäletan, et Evelin ükskord küsis minu käest, helistas, mitu lehekülge sa täna tegid, ma ütlesin 600. Ütles, kuidas 600, et meil on 100 lehekülge ongi ja kuidas sa nii palju tegid. Ma ütlesin, ei, ma ei kirjutanud lugemikku, et ma lugesin täna ju selle arglat. Ja, aga jah, valmis saime ja siis jah.
et sina oskad ju hinnata teiselt poolt, et sina pidid selle järgi natuke õppima ja seda lugema ja eks seal sai ju rohkemgi kirja panna, kui seda õppida jõudis, eks ole. Aga ma arvan, et see on ikka hea asi, et ta on olemas. Ei muidugi, eks ta ongi selline, et mitte ainult õpilastele, vaid ka teistele. No nagu ma aru sain, et vanaemad hindasid alguses rohkem kui õpilased, et vanaemad hakkasid helistama ja küsima, et kas saab kas ka teised saavad osta, kas ka meie saame osta. Ja. Paljud on uurinud ka seda, et kas on oodata ka 4. osa? Ei, vist ei ole enam oodata. Ma pean Evelini helistama ja küsima. Et eks me jõudsime ju ikka kaasaega välja. Et me natuke vaatasime ikkagi, et see esimene on päris vana osa, teine oli nagu see keskmine ja nii edasi ja uus oli ikkagi see tänapäeva kooli, et seal oli ju need projektid, eks ole, mida tehti, kohtumised, mis koolides oli, et see oli puhas niisugune koolielu ja kodulugu siis tänapäeval, eks ole. No kindlasti võiks veel siis midagi juurde teha ja nii edasi, aga võt, et me juba ei puutu enam niimoodi kokku ja et seda, et siis peaks kahekesi tegema ja täna õhtul helistan Evelini ja küsin, mis ta arvab, kas tal on ideesid, eks tal on ka nüüd kiire, sest tal on ju natuke teistmoodi töö nüüd. Jah, seda küll. Ütleme nüüd see humanitaar-sotsiaalsuund. See ei olnud ainult selline, ütleme, klassipõhine õpe, vaid oli ka, ütleme, selline palju ekskursioonil käimist. Ja. Millised on, ütleme, need kohad, mis on teile, ütleme, nende ekskursioonidega enim meelde jäänud? Sest mul endale meenub, et kui me käisime näiteks Arvo Pärdi keskuses, et siis teil oli võimalik temaga kohtuda seal. Ja siis ma mäletan küll jah, et ma olin seal enne ka käinud, aga et siis me käisime ja seal. Aga mul on isegi rohkem võib-olla meeles need kohalikud ekskursioonid. Et näiteks seal Pikakosel, ma ei tea, kas sa seal käisid või? Praegu ei meenu küll. Sest sa olid võib-olla siis natuke noorem, et nende käisime varem. Et ma just eile me arutasime nende oma kursusel kaaslastega, et kuhu me järgmisel aastal lähme ja nad ütlesid, et võib-olla Lääne-Virumaal. Et ma just mõtlesin, et mis mul meelde tuleb, et kus me käisime, et Pikakosel mul tuli meelde, siis Mildebergide juures käisime, tuli meelde. Ja siis need mõisate ekskursioonid, mis olid iga sügis minu meelest, käisime siin ja seal mõisates. Aga no ei, me käisime jah, palju ju käisime. Käisime ju Ida-Virumaal üks aasta, eks ole. See oli see viimane aasta minu meelest, jah. Siis käisime talvel enamasti, käisime kuskil teatris, eks ole, Tallinnas või Tartus või kuskil Tallinnas vist põhiliselt. Ja siis käisime ka päris palju, oli võimalus käia seal Piibe teatris, et me püüdsime neid, sest nemad teevad ju ka selliseid kultuuriloolisi ja koduloolisi asju, eks ole, seal Rabasaares ja. Ütleme nüüd, kui need ekskursioonid nüüd sai enam-vähem räägitud, aga teil oli võimalus erinevate projektide raames käia ka välisreisidel. Kus te ära olete käinud? No ühesõnaga need haridusega seoses ma käisin juba siis, kui ma olin haridusosakonnas, siis me käisime rohkem mul meeles üks Kristiansandi reis. No tegelikult me käisime Kristiansandis 2 korda. Kristiansand on Lõuna-Norras ja meeles on see sellepärast, et mul oli just siis Rakveres õpetusklass ja siis me saime viia 2 noormeest sinna aastaks õppima. Kristiansand ja üks oli ühe poisi, ma sain siis oma klassist, et siis me viisime 2 noormeest sinna Norra ja see viisime ta, see oli niisugune kutsekool, maaelukool. Ja siis vaat sellest on mul küll meeles niisugune kooli kogemus, kus oli siis selline kool, kus oli absoluutselt ühendatud see EF-õppe, ehk see hariduse erivajadusõppe ja siis niisugune enam eliitkool, et seal oli nagu erinevalt, et seal oli siis
töötoad nendele ja mitte selles mõttes, et meil räägitakse põhiliselt, ütleme, põhikooli baasil seda haridusega erivajadusi, aga seal olid just suured. Et aidata neid siis elus hakkama saada ja neil olid seal töötoad, et mehed, noored mehed siis ütleme, tegid seal puidust klotse ja selliseid, et neil olid hästi turvalised saed, millega neid siis saagisid. Olid ka kohvikus tööl. Noored naised tegid siis siidimaal ja kes sellega, sest nad on ju tihtipeale sellised, et kui nad on mingis asjas nagu vaja erivajadustega, et siis ta kuskil mujal on väga andekas. Et neil oli väga andekas niisugune käeline töö ja siis nad maalisid seal siidi aga kes seda ei suutnud, nemad voltisid seal rätikuid. Et kuidas nägime, kuidas riik hoolitseb nende eest natuke rohkem kui meil ja natuke kauem kui meil. Ja et siis seal oli niisugune kooli mõttes nagu sai rohkem kui sellest Taani reisist. Soomes Kuopios käisime vaatamas. Rohkem mul niisuguseid haridusega seotud retki ei tulegi praegu veel. Võib-olla isegi on, aga... Ütleme Kadrina perioodist mingisugused kas Komeenius või Erasmus projektid mingid? Ei, see oli teine asi hoopis. Seal ma käisin päris palju. See oli ütleme, et neid, mida meie koolis juhtis põhiliselt Merike, eks ole, Merike Sikk, et õpilastega koos käisime, ja seal olid need kodutööd ja lapsed said oma vahel suhelda ja see oli selline, et mis mul meelde tuleb, ma käisin ikka päris palju. Portugalis käisin, Iirimaal käisin, Prantsusmaal käisin. Et me käisime nagu korda mööda, et neid projekte oli ju iga aasta, aga ega siis kõik õpetajad, kes nende projektidega olid seotud, me iga aasta ju kõik ei saanud käia. Ja siis oli ei, need olid väga toredad reisid koos õpilastega, ja Sitsiilia seal tuleb mul meelde, eks ole, Nüüd ütleme sellest Kadrina kultuuriloost ja lugemikest oli juttu, aga ütleme, milline see kohaliku kogukonna kultuuriloo pagas peaks üldse gümnaasiumi lõpetajal olema? Mida ta peaks eelkõige teadma? Seda ei oska nüüd mina küll nüüd öelda, et see kuidas kellegi see väärtussüsteem on. Et kuskil mul lugemike praegu kaasas, aga ühe lugemiku moto on ju selline, et austus, ma ei mäleta täpselt, eks ole, et on siis teada oma seda kodulugu kõigepealt, eks ole, ja see oli veel mingi selle baltisakslase öeldud, eks ole, kes on ka Eestiga seotud. Ja minu meelest ikka tore on, kui sa hakkad ikka peale oma kodust ja tead midagi sellest. Aga tänapäeval on maailm nii lahti ja kõik ei pea seda oluliseks, ega siis ei saa ju inimesele ette kirjutada seda, et mis on tema väärtused ja mida ta väärtuseks peab. Aga kui kool annab selle mingi teeotsa kätte, et siis võib-olla mõnel jääb meelde see, et on. Ja jäävad meelde ka mõned asjad nendest asjadest, nendest ajalooseikadest ja mis on siis tema kodukohaga seotud. Ja mis sa ise arvad, on oluline teada siis kodukoha ajalugu või? Ei, loomulikult. Ma ise just mõtlen ka seda, et Kadrinas ei õpi ainult, kes ongi Kadrinaga otseselt seotud, vaid ka Rakverest, Tapalt, ka kaugematest kohtadest tulnud õpilased. Et milline on olnud nende tagasiside Kadrina kultuuriloole? Kas on olnud neil suurem huvi või siiski väiksem? Et mul tuleb meelde küll, et oli näiteks üks tüdruk, kes käis Rakverest, aga ma ei mäleta, et oleks mulle öelnud, et miks ma seda pean õppima, et ma olen hoopis Rakverest. Et ma ei mäleta, et oleks protestinud selle vastu, et ta peab seda õppima. Et selles mõttes, ma saan aru küll, et see on natuke teistmoodi, et ta võiks ju mõtelda. Aga minu meelest me isegi kunagi andsime võimaluse, et kui Kadrina omad tegid Kadrinast, et siis nad otsisid oma kodukohast midagi välja.
aga noh, niisugust õppekava ei saa teha, et meil tuleb see aasta Rakverest üks õpilane, nüüd me teeme Rakvere omale eraldi õppekava, eks ole. Just. Nüüd viimased aastad olete te siis veetnud pensionipõlve Tartus. Ja, millega te igapäevaselt tegelete? Igapäevaselt, no pensionäri eluga. Kaua ei maga, sest uni läheb ära. Et mõni tahaks nagu magada, et nüüd saaks magada, aga ei, uni läheb ära. Ja, ei, no mul on 3 lapselast. Pojapere. Praegu ma just kolisin, ma elasin siiamaani nagu omaette korteris üksinda. Nüüd ma kolisin poja juurde, pojamajja, natuke on veel pooleli see asi kolimine, et noh, et väga hea on ikka, kui lapsed tulevad koolist ja vanaema on kodus ja ei pea üksinda seal ootama, kui isa koju tuleb. Ja siis, aga noh, et päris niimoodi ma ka ei ole olnud nüüd, et ainult pean pensionipõlve ja loen juturaamatuid ja käin kontserdil ja teatris ja noh, see võimalus on siin muidugi väga suur, et ma ikka käin hästi palju kontserdil, hästi palju teatris, aga noh, ma ikka ütlen, et ma võtan vastu mulle meeldivaid tööotsi ja et mis mul siis on need tööotsad, et algusest peale olen ma olnud siis üleilma koolis väikese koormusega õpetaja. Ja Üleilma kool on siis selline kool, noh, ta on veebipõhine kool, kus siis üle maailma kõik, kes tahavad, saavad õppida eesti keelt. Ja noh, põhimõtteliselt õpivad seal ikkagi lapsed ja hästi palju on neid noh, niisuguseid ametlikke kursuseid, kus sa saadki, õpidki eesti selle õppekava järgi eesti keelt ja kirjandust ja saad oma hinded kätte, et seal käib hästi palju neid diplomaatide lapsi, et noh, nemad on ju 3 aastat ära, siis jälle vahetavad, tihtipeale tulevad Eestisse tagasi, et neil noh, siis ei oleks nii palju teha, et nad saavad siis teistega samas tempos edasi minna. Et need on siis, seal on siis niisugused noh, klassid, kus on 6, 7 või 8, 9, aga siis on ka selliseid individuaalseid õppijaid. Ja minul on olnud need individuaalsed õppijad just sellepärast, et kellaajad on nii erinevad. Et kui meil on normaalne õppimise aeg, siis seal on öö ja vastupidi. Et kui seal on normaalne õppimise aeg, siis meil on kas väga vara hommik või väga hilja õhtu. Ja kuna mina ei käinud ju enam siis koolis tunde andmas, siis mina olin see, kes saigi võtta selle hommikul kell 6 näiteks Ecuadorist 1 tunni või hommikul kell 7 Kanadast tunni või siis jah, et mul on olnud siis Uus-Meremaalt, Austraaliast, Ecuadorist, Kanadast, Ameerikast, noh need, kes on erinevate kellaaegadega, aga siis ka neid, kes ei võta siis seda ametlikku programmi, vaid tahavadki lihtsalt kas siis oma vanaema, eestlasest vanaema või eestlasest ema tõttu siis eesti keelt ka õppida, on üks Hollandi poiss olnud ja no veel ilmselt mõned. Et see Üleilma kooli veebitunnid iga aasta natukene ja siis on mul peaaegu, siis igal aastal on olnud üks kursus nendele ukrainlastele eesti keele kursus Rahvaülikoolis. Et need on nagu põhilised ja siis olen endiselt riigieksami komisjonis. Et päris ilma ei ole saanud veel olla, jah. Milline, ütleme, see ukrainlaste tagasiside eesti keele õppele on olnud, et paljud on, ütleme, rääkinud sellest, et kui see raske aeg läbi saab, siis nad lähevad ikkagi tagasi, aga on ka räägitud sellest, et ütleme, kes ongi tulnud, ütleme, paar aastat tagasi Ukrainas siia, on õppinud eesti keele selgeks, aga samal hetkel, ütleme, rahvuselt vene kodanik, või ütleme, mitte vene kodanik, aga rahvuselt venelane on elanud siin, ütleme, terve elu ja pole siiski eesti keelt ära õppinud, et kuidas see, ütleme, vahe Ukraina õpilastega on? No see sõltub täpselt sellest motivatsioonist, et kui ta ikka väga kindlalt teab, et ta läheb tagasi, et eks tal on siis väiksem motivatsioon. Aga paljud, kes tulevad, neile ju meeldib ja siis nad tahavad ju tööle saada. Aga et tööle saada, siis neil peab olema ikkagi mingisugune tase, et mina olen õpetanud seda
A1, eks ole, ja A2, eks ole, et saada siis, et noh, mingigi tase selleks, et siis kandideerida tööle ja noh, erinev on, et kui on ikka vanemad prouad seal, et neil ei hakka enam nii hästi külge, noortele meestele hakkab näiteks paremini. Ja noh, et ei ole ka, ma ütlesin ukrainlased, tegelikult ei ole see ainult, et ukrainlased, see on lihtsalt töötukassa hanked sealt Rahvaülikoolist ja seal on ka igasuguseid teisi, näiteks minu kõige edukam õpilane oli üks Bangladeshi naine, kes tõesti hakkas niimoodi päris ilusti selle 200 tunniga rääkima. Noh, mis on haruldane, et muidu nad teevad ikka selle algtaseme ära ja aga jah, et on olnud üks itaallane, üks ameeriklane, noh, nendel kursustel. Ja siis on ka midagi ei ole teha, on ka neid kohalikke venelasi, mis sa ütlesid, et kes ei ole koolis selgeks saanud ja nüüd järsku tunnevad, et neil on vaja. Neid on muidugi natuke eelisseisund, sest nad on ikkagi koolis natuke õppinud ja et noh, nad tuletavad meelde, õpivad peale, et natuke on nagu eelisseisund nendega, kes tõesti on just tulnud ja noh, et praegu nad ju enam ei tule, et nad on ikkagi siin paar aastat elanud ja tulevad, mõni tuleb uuesti, sest pole esimese korraga selgeks saanud midagi, mis vaja. Aga jah, tore on ikka õpetada. Te nüüd mainisite, ütleme, neid erinevaid rahvusi, et Bangladeshist, Ameerikast, igalt poolt üle maailma. Ütleme, noh, Bangladesh on üks teema, aga miks näiteks ameeriklane peaks eesti keelt õppima? Ei, aga tema, see minu viimane ameeriklane oli selline ameeriklane, kellel olid Itaalia juured ja siis ta oli Ameerikas elanud, siis ta oli tulnud Rootsi ja Rootsis ta oli see muusik. Üks niisugune ansambel nagu Hellhunt. Ta oli Hella Hundi üks muusikutest. Ja siis ta oli abiellunud eestlannaga ja siis siia jäänud. Aga noh, ta läks natuke õnnetult see kursus, et ta jäi haigeks ja tal jäi lõpetamata, aga ta oli väga tore muidu. Ja aga Bangladeshi see naine, kes tema tuli abikaasa siia tööle, ülikooli ja siis ja no ongi, nad tulevad ju siis siia õppima ja siis nad peavad eesti keelt ka juurde õppima, jah. Nüüd ütleme, tuli jutuks eesti keele õpetamine välismaalastele. Milline on üldse teie hinnangul eesti keele tulevik? Et ütleme, kui Nõukogude okupatsiooni ajal nii-öelda see venestus toimus, aga see noh... Siis panime paremini vastu. Just, aga nüüd see inglise keel tuleb niimoodi sujuvalt peale lihtsalt. Jah, ega ma ei oskagi öelda, see on kurb küll, kui kuuled, et kuidas omavahel enam-vähem lapsed räägivad juba inglise keeles, eks ole. Aga no mina küll ei soju veel selle eesti keele lõppemist ja nii edasi, et on küll see esto-english ja räägitakse ja ma ise kuulan, et mu oma poeki paneb hästi palju ingliskeelseid sõnu vahele, eriti kui ta räägib mingite oma eriala juttu. Ja noh, tõesti, mul on lapselaps, kes läheb 4. klassi, 5. klassi. Ta loeb inglise keeles praegu neid igasuguseid oma ulmeraamatuid, eks ole. Ja ütleb, et ei, ma loen ju eesti keeles ka, ma ju loen kõik, mis on vaja kohustus kirjandus lugeda, aga no see on neil nii vähe, aga muidu ta loeb hästi palju. Aga noh, ma ei ole kordagi kuulnud, et ta tahaks inglise keeles kodus rääkida, õnneks mitte veel seda. Ja, et ei, ma ei hakka küll soiguma selleks, et kohe sureb välja, et ikka ei... Kunagi võib olla, aga et see sõltub ju ka rahvastiku arvust ja nii edasi, eks ole, et millal siis ära süüakse see üks väike rahvas. Aga siis loodame kõike parimat ja ka omalt poolt soovime teile kõike head. Ja täname intervjuust. Ja. Kui Rakverest Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada.
Neeruti seltsi taskuhäälingu 36. saade on eetris juba 2. septembril. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinnapoole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad õlud saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad õlud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk neeruti neidudelt siis muusi saa. Ning kui oled sõber ettevõtlik